kohe sa näed, kui lihtne on kajakiga ümber minna. Et see, kuhu poole sisse ümber minnakse, et samalt poolt tullakse kajaki peale välja. Et see on hea kokkulepe selline. Läksime. Ülikond on õhku täis. Nüüd esimene asi on süst õigeks keerata. Kui kajakil on olemas siin rihmad, siis tuleb aer siia rihmade külge kinnitada. Nüüd võtame aerupadja. Aerupadjal on üks sükene rihm väikse klõpsuga, see tuleb ümber aeru kinni panna, et aerupadi aeru otsast minema ei ujuks. Ja siis tuleb aerupadi täis puhuda. Sisse minek. Ma võtan oma paarilise aeru, sest nüüd on tema kord sisse minna. Ja samal ajal mina toetan rohkem siia aeru poole, et süst ei kalduks teisele poole ümber. Ma otse püüaksin istuda, siis võib olla oht, et mingisuguse nõksu mõjul me läheme teisele poole ümber lihtsalt. Aga siis ma kontrollin seda, et me oleme kogu aeg ühele poole. Ja siis, kui paariline on sisse saanud, siis annan talle aeru. Kuna peale ümberminekut on paratamatult kajak vett täis, siis peab olema alati mingi vahend, millega saab selle veest tühjaks. Ja praegu meil on olemas selline asi nagu kajaki veepump ja sellega saab siis kajaki veest tühjaks pumbata. Kõige lihtsam on seda kasutada niimoodi, et torkad sinna vee sisse kajaki sees ja hoiad põlvedega kinni teda. Mitte, nii võib ka, et hoiad ühe käega siit kinni ja teisega pumpad, aga see on nagu hästi kiiresti väsib see tõmbav käsi ära, nii et kahe käega on parem teha. Et siis jalgadega hoiad kinni. Ja siis niimoodi. Või kui kajaki pumpa ei ole, siis võib võtta ka suure Coca-Cola pudeli, millel on ots ära lõigatud ja siis on selline mõnus kopsik sellest järel.